Kuidas on seotud see ahjuuks Tallinna arenguga, tööstusrevolutsiooniga ja linnastumisega? 19. sajandi teises pooles juhtus see, et toimus mitu protsessi väga üheaegselt ja need kõik võimendasid üksteist. Elanikkonnaga toimus demograafiline plahvatus, mis tähendas seda, et kui vanasti või kui alati teadupärast on taluperedes olnud palju lapsi ja palju on nendest ära surnud, siis nüüd parema toitumuse, parema arstiabi, parema teadlikkuse tõttu lapsed enam ei surnud ja jäid ellu ja hakkasid endale otsima kohta päikese all. Samal ajal linnades leidis aset tehnoloogiline areng, tööstusrevolutsioon, arendas transport, side, ehitus, energeetika ja kõik need inimesed tulid linnadesse ja hakkasid tööle nendes vabrikutes, mida asutati, sealhulgas Tallinnas. Tallinn oli senikaua olnud selline kaubanduslik sadamalinn, aga nüüd hakkas ta muutuma tööstuslinnaks. 1870 oli tekkinud raudteeühendus, mis võimaldas kaupa vedada mugavamalt ja rohkem ja kiiremini. Sadamad olid endiselt olemas, oli Peterburi lähedus ehk suure Vene pealinna lähedus, mis võimaldas rohkelt toodangut toota ja seda müüa. Tulid ettevõtjad Tallinnasse, mitte ainult talupojad ei hakanud ettevõtjatest, vaid ka paljud välismaalased tulid. Iga investeering, mis nad tegid, iga kaubaartikkel, mille nad välja mõtlesid ja turule panid, osteti ära, nad pidid järjest juurde tootma ja seetõttu need ettevõtted paisusid ja arenesid väga kiiresti. Paljud ettevõtted olid üle 1000 töötajaga ettevõtted nagu Krulli masinatehas või Tvigatel või Sitsi ketrusvabrik. See ahjuuks, Viigandi ahjuuks on tehtud malmist. Malm on metall, mis saadakse rauamaagi sulatamisel kõige esimesena, ehk et ta on kõige odavam ja kõige kiiremini saadav metall. Seega kõik, mida on võimalik teha malmist, tehti ka malmist. Näiteks ahjuuksed, väga paljud mootoriseadmed, kanalisatsiooniluugid, laternapostid. Ja kui malmi edasi sulatada, siis see süsinik, mis seal sees on, see põletatakse välja ja siis saab hakata sealt edasi nagu teisi ja kallimaid metalle tootma. Viigand, kes on selle ahjuukse tootnud, oli eestlannast talutüdruku ja Tallinnast pärit saksa kaupmehe võsu laps, sündinud 1828. 1859 asutas Viigand Vasksepa töökoja Rakveres ja 2 aastat hiljem tõi selle tehase Tallinnasse. Ta töötas Viigandi nime all kuni aastani 1920, siis muudeti nimi Ilmariseks ja Ilmarise kvartalit ja Ilmarise maju me teame, eks ole, need on olemas tänase päevani. Viigand oli siis ka üks esimesi, üks suuremaid masinaseadmete tootjaid, alates paadimootoritest, kõikvõimalikest ehituskonstruktsioonidest, torudest, kanalisatsiooniluukidest, kuni õmblusmasinateni välja. Loomulikult Tallinna linnamuuseumis on eksponaatide hulgas sellised väikesemad esemed, milledest suuremad on siis tõesti see ahjuluuk või üks kanalisatsiooniluuk, aga Viigandi ehk siis Ilmarise või Krulli toodangut on Tallinna linnaruumis siiamaani säilinud.